olen omal, ma ei tea, kas ma saan öelda lemmikul terviserajal, pigem on see lihtsalt mugavusest, et see on kodule piisavalt lähedal ja suht ainuke terviserada, et seda pidada lemmikuks. Pigem on see lihtsalt mugavus, aga mulle väga meeldib, et mul on võimalus olla sellel terviserajal, sest kuigi taustal on kuulda Pärnu maanteel ärkavat liiklust, ma salvestan seda 6:53 hommikul, on siiski teisel pool seda terviseraja kuulda ka rohkem linnulaulu ja vaikust. Ja tõesti tund aega tagasi, kus liiklust ei olnud veel, oli ikka nagu mõnus siin jalutada. Aga mulle lihtsalt meeldib, et ei ole sellise kõva, tuima asfaldi peal, majade vahel, kus on mingi metsikud Tallinnas tuulekoridorid kõrghoonete vahel, vaid sa saad olla siin puude vahel, kus on tuulevaikne, maapind on täidetud männiokaste ja väikeste kivikestega ja saad kõndida ka veidi üles-alla, mitte väga monotoonselt. Kuid mai alguses hakkas pihta väljakutse nimega Mega Mai. Mina aktiveerin iseend. Ja kes on selles väljakutses sees, iga päev mu laive kuulanud, vaadanud ja päriselt võtnud endale südame asjaks, et kes veel, kui mitte sina ise ei pea võtma seda vastutust tulla oma tee pealt eest ära, et sa päriselt hakkaks liikuma oma suuremate eesmärkide ja unistuste suunas. Et miks ma hoian end kuskil karbis väiksena, kui ma tean, et minu sees on lõõmamas palju suurem leek, mis vajab lihtsalt veidi kütet. Ja kui sa päriselt oled ennast hakanud aktiveerima, mina aktiveerin iseennast. Ja see mina aktiveerin iseennast tõesti tähendab ka pisikeste asjade tegemist, et kui sa tead, et sa suudad midagi rohkem teha, midagi paremini teha, midagi täpsemini teha, midagi fokusseeritumalt teha ja sa oled teinud sellised kas või mikromuudatusi, pöördeid ja vaikselt oled hakanud ka nägema tulemusi. Vau! Okei. Asjad liiguvad. Aga nüüd, umbes poole kuu peal, hakkad sa tundma, et vau, asjad äkki liiguvad liiga kiiresti, liiga pööraselt, liiga palju uusi inimesi tuleb mu Facebooki gruppi tudu. Liiga palju inimesi tahab mu tooteid, teenuseid osta. Mu kaal langeb liiga kiiresti. Ja sa tunned vastupanu. Vastupanu, et okei, ma liigun mingis suunas, aga see kiirus muutub järjest kiiremaks. Tunned veidi hirmu. Et alguses veeretasid sa väikest lumepallikest ja nüüd on see lumepallike jõudnud justkui mäekünka otsa ja tahaks sealt täiskiirusega alla vudiseda. Või kui sa oled oma elu autoroolis, sina oled oma juht, mitte kaasreisija,
ja tunned, et kiirus kasvab, nagu sa oleksid kiirendusrajal. ja miski sinu sees tunneb, et ma tahaks selle parema jala sealt gaasipedaalilt natukene lõdvemaks lasta. Tahaks need võrbad natukene enda poole rohkem tõmmata. Või kiiruse muutused on sellised, et vau, kas ma päriselt valmis olen? Tahaks üldse pidurit vajutada. Jääme seisma. Mõtleme, analüüsime. Kas see on ikka midagi minu jaoks? Ja see on põhimõtteliselt see, mida võib nimetada enesesabotaažiks. Et sa justkui oled sellel edukal trajektooril teel lennukiga õhku tõusmas. Kujutad ette, kui sa lähed oma puhkusereisile ja õhkutõusu ajal piloot äkki peaks otsustama, et kuule, stop, lähme tagasi maandumisrajale õhkutõusu pealt. Kuidas see kogu lennukid mõjutaks? Kuidas see tehniliselt välja näeks? See võib lennuõnnetusega lõppeda. Aga ometi oma enda elus, oma enda eesmärkidega me täpselt seda iseendale teemegi. Vajutame pidurit siis, kui me oleme alles seal õhkutõusu rajal. Jah, juba jaratad on võib-olla maast ka üles läinud. Ja see on see koht, kui sa märkad seda, teadvustad seda. Ja ütled, et jah, okei, ma olen siin õhku tõusmas. Ma olen siin kiirendamas. Aga ma tean, miks ma seda teen. Ma tahan sinna sihtkohta jõuda. Ja kui tundub hirmus, ma ei tea, pane silmad kinni. Pane silmad ja kõrvad kinni ja vajuta seda gaasipedaali edasi. Õhku tõustes sa pead lihtsalt kangi tõmbama. Enda poole, lihtsalt tõmba julgemalt. Õhku tõustes saad panna autopiloodi tööle. Okei, ma võib-olla natukene lihtsustan, sest ma lennundusest väga palju ei tea, aga saad panna autopiloodi tööle. Auto saad liikuma. Tulevad varsti meil siin isesõitvad autod. Sa teed selle eeltöö ära. Elad selle hirmsa hetke üle. Ja siis saad aru, et okei, see ei olnudki nii hirmus. See hetk, kus sa tunned, et sa oled selle ääre peal. See on see hetk, kus sa ütled, et okei, ma saan aru, et ma nüüd olen nagu päris pööraselt kiirendamas. Ma saan aru, et miski, kui ma nüüd edasi lähen, miski ei ole päriselt sama enam kunagi. Kuid sa võtad selle julguse, järjepidevuse ja otsustad, ma jätkan, ma liigun, ma tegutsen edasi. Saad üle sellest sisemisest soovist enda edu saboteerida, enda tulemusi saboteerida. Ja siis tulevad muutused. Nii et märka neid hetki ja lihtsalt
keep on going. Jätka selle tegemist, mis on aidanud sul siit kiirendusrajal kiirus sisse saada. Ja mai lõpuks saad sa ka tulemusi nautida, kui sa oled seda otsustanud teha ja pühendunud teha. Ja kui sa tunned, et tahaks olla sarnaselt mõtlevate inimestega ühises keskkonnas, tule liitu ka kaasaegse naise Facebooki grupiga, kus ma iga päev tulen laivi ja jagan mõnda mõttetera, mis ka minul ennast aktiveerides tee peal ette tuleb. Nii et edu on otsus ja igal suvalisel ajahetkel sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Let's go!